Nii, ikka ja jälle on see küsimus, kas nimetav, omastav, osastav. Ja vaatame koos, et kui mul on näiteks uus nimekiri, siis ma pean mõtlema, kas see on lõpetatud või lõpetamata. Nüüd, kui ta on lõpetatud, nimetav või omastav, siis ma pean vaatama, kas ta on mitmuses või ainsuses. Saatsin uued nimekirjad. See on mul mitmus. Ära. See on valmis. Need on saadetud. Kui mul on nüüd omastav, siis on mul ainsus. Saatsin uue nimekirja. Kui mul on nüüd lõpetamata või väga lihtsalt öeldes protsess, et näiteks saatsin uut nimekirja 3 tundi. Ma tahan näidata seda aega, seda protsessi. Siis ma kasutan 3. vormi. Nüüd, kui mul on sõna apelsin, siis esimene variant on ostsin apelsinid ära. Mul on ta tehtud, lõpetatud, valmis, need on mul olemas. Kui mul on üks apelsin ja ma ostsin, siis ostsin 1 apelsini. Jälle mul on teine vorm. Igasuguste toiduainetega on päris keeruline, ehk siis see 3. variant, et ostsin apelsine, siis kui palju ei ole oluline ja kui ma ütlen, et ostsin palju või vähe või natuke, siis täpselt samamoodi apelsine. No tavaliselt me räägime ju mitmest apelsinist, mitte 1. Et sellepärast ma jätsin selle mitmuse siia. Nii, võib-olla tekitas mingisuguseid mõtteid. Kui tekitas, siis või veel lisaküsimusi, siis andke mulle teada.